Head kolleegid, mul on täna üheaegselt hea meel kui ka veidi kurb tervitada teid läbi virtuaalkeskkonna. Hea meel muidugi selle üle, et täna liitub RTK-ga üle 60 uue toreda kolleegi ja kurb meel selle üle, et me ei saa seda rõõmu jagada üheskoos olles samas ruumis. Õnneks elame infotehnoloogiliselt ajastul, kus suhtlus läbi virtuaalkeskkonna on võimalik ja tegelikult igapäevane asi ja kindlasti tuleb neid võimalusi kasutada. Usun, et need tunded, mis valdavad teid täna, on samamoodi vastuolulised nagu ka minul. Ühelt poolt on teil kindlasti kahju jätta nägemist heade kolleegidega, kellega te olete aastaid üheskoos töötanud Innoves ja Archimedeses. Ja samuti on veidi kurb jätta hüvasti organisatsioonidega Innove ja Archimedesega, kes on teile olnud seni tööandjaks. Kuid ma loodan, et vähemalt sama suur on positiivne ootusärevus uute kohtumiste eest RTK kolleegidega. Teine põhjus, miks tunded tõenäoliselt on vastuolulised, on see, et täna on 1. aprill, mis on ju tuntud ka kui ülemaailmne naljapäev. Aga kui vaadata seda, mis toimub täna meie ümber, siis pigem need mõtted kipuvad olema murelikud. Aga mina usun sellesse, et üheskoos tegutsedes on homne päev alati parem kui tänane ja seetõttu tasub ka täna mõelda juba sellele paremale homsele. RTK on organisatsioon, mis on pidevas muutumises, liikumises, arengus ja mina usun sellesse, et need muudatused aitavad muuta Eesti riiki tervikuna paremaks. Barack Obama on kunagi öelnud sõnad, et muutus ei tule, kui me ootame kellegi teise või tuleviku järel. Mina usun samamoodi, et selleks, et head asjad juhtuksid, tuleb need muudatused ellu viia ja teha seda ise. Meie missiooniks on algusaegadest peale olnud pakkuda kvaliteetseid tugiteenusi Eesti riigiasutustele. Ja ma usun, et me oleme selles olnud ka edukad. Seda on näidanud nii klientidelt saadud tagasiside, uued lisanduvad kliendid, kui ka otsustajate valmisolek anda RTK-le aina uusi teenuseid, mida pakkuda. Kõik see on juhtunud tänu sellele, et meil on hulk nutikaid ja särasilmseid inimesi, kes on tulnud erinevatest organisatsioonidest ja kes tänu sellele oma erinevale kogemusele, teadmistele ja mõtteviisile on aidanud neid teenuseid iga-aastaselt lihvida aina paremaks ja paremaks. Ja see on ka põhjus, miks mina täna tunnen optimismi, et koos teiega lisandub neid uusi vaatenurkasid veelgi ja me muutume tänu sellele veel paremaks. Kõigi töötajate jaoks on kindlasti oluline tunda ennast töökohal turvaliselt. Turvatunde loovad kolleegid, kellega me jagame sarnaseid põhiväärtuseid. Tõsi on, et uue organisatsiooniga liitumine on keeruline ka tavaolukorras. Õppida tundma uut organisatsiooni kultuuri, uut töökorraldust ja füüsiline eraldatus, kus me oleme täna, teeb seda veel mitme kraadi võrra keerulisemaks. Kuid minu hinnangul on just täna olulisem kui kunagi varem RTK põhiväärtuste, kompetentsus, koostöö, usaldusväärsus, järgimine. Usaldage oma kolleege ja kui te vajate abi, siis pöörduge nende poole ja käituge ise selliselt, et teie kolleegid saaksid teid usaldada. Koostöö tegemine nõuab suuremat jõupingutust kui tavaolukorras, aga kuid ärge peljake seda lisajõupingutust, vaid suhelge oma kolleegidega, aidake neid ja leidke häid lahendusi koostöös. Usaldage oma erialaseid teadmisi, oma kompetentsust, kuid olge avatud ka uutele vaatenurkadele ja ärge unustage aeg-ajalt küsida ka ebamugavama tunduvat küsimust, miks küsimust, sest see aitab õppida nii teil kui õppida ka organisatsioonil tervikuna. Ma loodan siiralt, et RTK saab olema teie jaoks hea koht, kus töötada. Tööandja, kes pakub teile meeldivat töökeskkonna, toredaid kolleege ja võimalust isiklikuks arenguks. Viimase personaliuuringu tagasiside põhjal 9 RTK praegust töötajat 10 soovitaks töötamist RTK-s oma sõbrale.
Ma loodan väga, et see julgustab ka teid uskuma sellesse, et RTK on koht, kus te aastaid rõõmuga töötate. Luban, et me kõik anname endast parima, et teie sisseelamine RTK-sse toimuks võimalikult sujuvalt. Kuid arvestades praegust eriolukorda, palun ma ka teid, olge mõistvad, kannatlikud ja positiivsed olukordades, kui asjad ei lähe päris nii, nagu nad võiksid minna. Püsige terved ja ma loodan teiega kohtuda juba üsna peatses tulevikus. Kallid kolleegid, tere tulemast meie perre. Oleme teid juba kuid ja kuid oodanud ja täna on lõpuks see päev, kui saame teid tervitada ametlikult Riigi Tugiteenuste Keskuse töötajate hulgas. Nagu Tarmo juba mainis, ei ole see päev läinud täpselt nii, nagu me planeerisime. Soovisime teid vastu võtta koogi, tordi ja kuuma kohviga, aga nüüd oleme igaüks oma kodus ja vaatame seda tervitust distantsilt. Kuid vaatamata koogi puudumisele on täna siiski rõõmus päev. Riigi Tugiteenuste Keskus on saanud juurde palju head kompetentsi, et pakkuda oma klientidele parimat kliendikogemust. Just kliendikogemus on see, millega me soovime riigireformi ellu viia. Meil on kliente erinevaid, on ministeeriumid, kellel me soovime aidata korraldada nende valdkondasid, kuid ka meil on toetuse saajad ja toetuse taotlejad, kelle me soovime pakkuda ühtset ja selget teenust. Me soovime, et meie kliendid teaks, et siit saab head nõu, soovime olla nendele usaldusväärsed partnerid ja ka praegustel keerulistel aegadel tahame, et nad esmajärjes pöörduksid meie poole, et saaksime aidata neil nende projekte ellu viia. RTK aastaseminariks valmistudes, mis toimus jaanuaris sel aastal ja kus paljud teiski osalesid, küsisime laste käest, millega toetuste valdkond õigupoolest tegeleb. Siinkohal tsiteerin ühe lapse vastust. Inimesel, kellel on mingi mure, tahab mingit äri teha või mingit sellist asja, siis kirjutab ta selle ja siis, kui see on nõus sellega, siis antakse talle see raha ja siis ta saab oma unistused teoks teha. Just selleks me siin olemegi, et aidata erinevate toetuste abil inimeste unistusi ellu viia ja vajalikku asju ära teha. Mul on väga hea meel, et meiega on leitunud 3 uut valdkonda. Elukestev õpe, haridus ja teadus ning tööelu. See on üks samm selles suunas, kuhu me tahame 2021. aasta lõpuks jõuda, et Eestis oleks keskne korraldusteenus, mis tagaks Eestile selgema, läbipaistvama ja ka efektiivsema toetuste andmise. Täna oleme koos teiega selle teekonna alguses. Minu unistus on, et koos jõuame selle lõpuni. Kuid küllap jõuame koos töistest eesmärkidest veel rääkida ja üheskoos sihte seada. Tahaksin teile kõigile hoopis südamele panna, et pöörduksite oma juhtide või kolleegide poole, kui teil on mure. Me oleme hetkel sunnitud töötama distantsilt ja alustades tööd uuest töökohas, kus on korraldus muutunud, soovin ma, et mitte keegi ei jääks enda murega üksi. On täiesti arusaadav, et alguses on kas infot liiga palju või liiga vähe, aga küsige ja me oleme siin selleks, et aidata teid hästi sisse seada ennast. Ma väga tahaks loota, et liitumisprotsess on kulgenud sujuvalt. Me oleme seda teiega koos pikalt ette valmistanud ja ellu viinud. Tänan kõiki, kes on panustanud nii töögruppidesse kui ka majasisestel aruteludel. Koos oleme suutnud välja mõelda, ma arvan, parima lahenduse, kuidas toetusid ellu viia. Ja nüüd on see meie kõigi asi ära teha. Läheme nüüd siit üheskoos edasi. Tere tulemast Riigi Tugiteenuste Keskuse perre ja ilusat esimest töönädalat!